Tere, kallid saatevaatajad, vaatate Plaan B, teiega olen Enni Vaarman. Ja mina Indrek Pähnapuu. Eelmine nädal me asutasime sinuga midagi väga ägedat. Ja Andro Roos ka sellega meie hulgas. Ja panime nurgakivi üheks suureks projektiks ehk siis Plaan B ja Plaan B võis saada ühel päeval erakond. Täna töötame selle nimel, et jõuda rahvani. See ongi kõige suurem küsimus, kuidas jõuda. No äkki teemegi täna sellise saate, kus me natuke inimestele siis räägime, et mis nii-öelda meie programm endast ette kujutab ja siis inimesed saavad natuke teada ja siis saavad aru, et meiega peab liituma. Ja see ongi see, et fänne võib palju olla, aga täna tuleb panna ikkagi õlg alla. Et kui õlg alla ei pane, siis me võimegi siin rääkima jääda, et nii on. Ja, aga ma siin natukene sinuga koos tegin ka eeltööd, et esimene, ma arvan, küsimus on meie vaatajatel. Miks peab tavaline liige liituma meie Plaan B-ga? Miks? Mina nägin või näen, kogu see Plaan B on selline kogukonnapõhine, ehk siis iga inimene on väga oluline, et ei ole nii, et kuskil tagakontoris tagatubades tehakse otsuseid, et on konsensus ja on selline ühtne meeskond, mis on nagu kõige suurem probleem tänases poliitikas, et asju, olukordi nii-öelda tehakse tagatubades, siis Plaan B ongi see, et ta võiks olla täiesti hästi läbinähtav, puhas ja ei ole sellist sahkermahkerit. No ma ise veel lisaksin ka seda, et ma arvan, täna on vähe inimesi, kes üldse toetaks ükskõik milliseid parteid täna. Ei ole neid, kes lähevad su hingega kaasa ja on selline tunne, et nagu inimeste käest ei küsitagi, et mida nemad lõpuks tahavad, et lihtsalt teeb riik enda mingisuguseid otsuseid, kus kahjuks meie arvamusi nagu väga arvesse ei võetagi. Ja tegelikult see on ka üks suur põhjus, miks me siis ka selle erakonna avasime koos sinu ja Androga, et me ikka pikalt mõtlesime, et kas on vaja. Sest et paljud arvavad, et see on lihtsalt järjekordne erakond, et keegi on seal kellegi peale pahane või veel midagi. Ei, asi ei ole üldse selles, asi on selles, et tahaks midagi teha just Eesti inimeste jaoks. Eesti rahva huvides peaks olema see kogu see Eesti poliitika. Täna paraku me näeme, et ei ole, erakonnad ei tööta Eesti rahva huvides. On erakondi, kus vahepeal nagu tundub, et justkui vahepeal nagu töötaks, aga siis ikkagi lähevad ja hääletavad ikkagi täpselt nii, et võtab kukalt kratsima. Ja. No tavaliikmed võiksid olla sellised nagu pered, sest et Plaan B hakkab toetama peresid, et Eesti peab muutuma üheks suureks pereks. Sest et tegelikult me oleme üks väikeriik, kus me peame üksteist toetama ja et me nagu mitte ei areneks, vaid me muutuksime suuremaks, et me peame ikka siia riiki nii-öelda tootma väikeseid lapsi ka ja et meie riik jääks elama, siis peavad siia elama jääma ka pered, sest täna hästi paljud ju kolivad ära siit, et nad ei näe oma tulevikku siin. Ja Plaan B tahabki hakata toetama just, et igal perel oleks oma kodu, et iga pere tunneks ennast siin turvaliselt ja mis on ka väga tähtis, on meie hallipead, kuidas meie siis neid nimetame või teistpidi siis meie seeniorid ja pensionärid. Ja just, et need on inimesed, kes on seda siiamaani üleval pidanud, seda nii-öelda riiki. Oleme neile tänulikud, et täna me näeme, et tulevad uued maksud ka pensionäridele ja minu meelest see ei ole õige, et pensionärid peaksid ikkagi
Pensionärid võiks üldiselt rahule jätta, nende elutöö on tehtud ja saaksid rahus oma pensionipõlve nautida nagu suures Euroopas ja maailmas üleüldse, et jätkub ka raha, kuidas ma nüüd ütlen, vaba aja veetmiseks, et saab ka vahest teatris ja kinos käia, et paraku Eesti pensionär maksab oma maksud ära ja käib söögis apteegis ära ja kuu lõppu on juba nutune, et see on karm reaalsus, aga nii on. Ja, sest võetakse nüüd makse maha ka, ma saan aru, pensionäridelt, kes saavad üle 700 millegiga eurot raha, mis on nad välja teeninud oma suure tööga ja panusega sellesse riiki ja siis riik otsustab, tead, võtan veel natuke sult raha ära, et tegelikult pensionärid, te võiksite kõik tulla üles ja öelda, et kuulge, ei sobi nii, et me oleme nii palju selle riigi jaoks teinud ja kui te nagu tõesti nii arvate, siis ma arvan, et plaan B on kindlasti see koht, millega liituda ja ka kindlasti me tuleme kõik koos välja selle sõnumiga, et jätame rahule need pensionärid, jätame rahule need pered, et ema dekreedis ei pea muretsema selle pärast, et kui ta võtab endale mingisuguse töö kõrvale, et talt võetakse mingisugused sotsiaalmaksud või mingid toetused võetakse ära, et ta saaks ka rahulikult teha tööd, olla ema ja ka natukene mõtetega olla vahest kuskil mujal, sellepärast et mina tean, mis asi on olla lapsega kodus ja vahest tahakski natukene mingisugust seda teist hapnikku ja teisi mõtteid. Aga näiteks väikeettevõtjad. Ja väikeettevõtjatel on väga palju öelda. Kuna ma ise olen ka ettevõtlusega väga palju kursis, väga palju teinud ettevõtlust elus, siis bürokraatia on nüüd see nüüd küll, mida võiks kindlasti üle vaadata. Ametnike hulk pärsib täna kindlasti ettevõtlust, seda ma näen ja olen oma nii-öelda turjal tunda saanud, kuidas ametnikud võivad teha väga palju selleks, et võtta igasugune ettevõtluse tuju ja tahe ära, et see tappa ära, et pigem peaks vastupidi olema, et ametnikud võiks pigem toetada see, et tuleb ohutus ja tuleb kõik need tegurid täita, see on täiesti aktsepteeritav ja vajalik, aga igasugused direktiivid ja kõik muud rohehullused, mis meil täna on kindlasti üks valdkond, mis võtab seda ettevõtlusele hoogu maha, see on fakt. Ja ma olen nii mõnegi ettevõtjaga rääkinud, siis uuest aastast saabuvad erinevad Euroopa direktiivid, täiendavad direktiivid igasugused keemia teemadel ja kõigel sellel, siis ütleme nii, et nii mõnigi on öelnud, et ta lihtsalt ei jõua neid enam täita, sest lihtsalt vaja on igasuguseid seadmeid ja nii edasi, et ühesõnaga see bürokraatia, seda on lihtsalt nii palju ja kohustusi tuleb nii palju peale, et lihtsam ongi oma kotinad kokku pakkida ja kas siis Soome juba või Lätti või kuhugi mujale ära kolida, et lihtsalt bürokraatia, ei tohiks bürokraatiat olla nii palju, kui meil täna on. See on minupoolne nii-öelda. Mida võiks veel öelda on see, et me julgeme rääkida, me räägime otse probleemidest, me ei vaiki, sest et täna väga palju vaigistatakse inimesi ja mina arvan, et see ei ole õige ja ilmselgelt me kõik õpime, teeme vigu, aga kui me toome välja mõned vead, siis me ei pea olema ühiskonna mingisugune, kuidas ma ütlen, plekk või veel midagi, et me võime seda teha, et inimesed võivad täna välja öelda seda, mida nad tõesti arvavad ja kui neil midagi ei meeldi, siis me peaksime seda võtma kuulda. Siis valimisliidud. Ja kindlasti valimisliidud võiks ühineda
ka panna nii-öelda õla alla, et kui me hakkaksime süsteemselt üle Eesti valimisliitud koondama plaan B-sse, siis sellest tekibki ühel päeval tugev jõud. Ja nii ongi. Mida veel lisada, miks peaks meiega liituma, on ka see, et teate, me oleme väike riik ja väikesel riigil on ka omad suured plussid selles, et me suudame tegelikult kiiremini reageerida, kiiremini teha mingisuguseid otsuseid, meie süsteem saab olla kiirem. Ja me võiksime olla neutraalsemad kõikides positsioonides, et me peame ikka meeles pidama seda, et me oleme väikesed. Just. Ja meid rünnata on väga lihtne ja ma ei räägi nagu sellest, mis praegult maailmas toimub, ma räägin üleüldse. Ja kui me oleme väikesed, siis on ka kergem koos hoida üksteist. Ja just, et plaan B võikski olla see sild, mis loobki selle kõige sellest, loobki sellise suure pere, ehk siis suure pere. Looks ühe suure pere, aga kindlasti ei tohiks ära unustada diplomaatiat, et ma olen igal pool seda öelnud, et väikse riigi kõige suurem relv on diplomaatia, ehk siis me peame olema suutelised rääkima väga adekvaatselt laua taga nii oma naabriga kui ka teispool maakera olevate riikidega, kes meid, kelle arvates oleme võib-olla teinud vigu, aga me peame olema suutelised rääkima ka rahust loomulikult ja rääkima ka diplomaatiat, et me ei ole nagu sellised, kuidas ma nüüd ütlen, see, et me väikesed oleme, ei tähenda, et me oleme... Me ei ole harimatud, et meie tugevus võikski olla nagu, et me oleme tugevad hariduses ja ka diplomaatias, et see ongi nagu kõige tähtsam, et me ei pea klähvima iga puu all ja nagu me näeme, mida igapäevaselt tehakse. Ja mis on ka veel väga tähtis, mille ma võib-olla tooksingi siia lõppu välja, on see, et meil ei tohiks olla tühistatud inimesi. See, kui sul on mingisugune võlg olnud või mingisugune probleem, olgu see isegi mingi krimmasi, mingise aja pärast see peaks ära kustuma, see ei tohiks segada inimest, võtta vastu kui inimest. Me siiski oleme kõik isikud ja meid ei tohi hinnata mingisuguse vea pärast. Et nagu ma kordan veel ükskord, me oleme inimesed ja me teeme neid vigu ja see on täiesti loomulik ja sellepärast ei tohi inimesi tühistada, sest me teame väga palju näiteid, kus kolitaksegi ära Eestis sellepärast, et pandakse talle see tühistatud inimese märk peale ja sind ei võta keegi kuulda, sa ei saa edasi tegutseda, sa ei saa millegiga tegeleda. No lihtsalt sind nagu ei oleks mitte kunagi siin olemas olnud. Ja just, et austus oma inimeste vastu, et see on väga-väga oluline, et ei tohiks tegelikult sildistada täna ei Kremli meelsuses ega millegis, kui isegi ei ole mitte mingisugust põhjust selleks anda, et me peaksime olema nagu tark rahvas, et mitte minna kaasa igasuguste sildistamise loosungite ja kõige muuga, millega me täna siin päevast päeva tegelikult tegeleme, et see ei ole edasijõud ja see ei ole nagu arenguks tugev pinnas. Ja tegelikult meie sõnum on väga selge, meie seisame Eesti eest, Eesti inimeste eest, Eesti kultuuri eest, Eesti perede eest, et me oleme riik, kus me peame üksteist toetama, me peame olema tänulikud, et me oleme sellised, nagu me oleme, me peame hindama üksteist, me peame toetama üksteist ja ma arvan, kui me tuleme siia plaan B-sse,
teeme selle erakonna suureks ja jõukaks, siis me kindlasti suudame midagi muuta selles riigis. Me ei anna mingisuguseid mõttetuid lubadusi, et nüüd me saame erakonnaks ja hakkame siin kõike kohe parandama ja tegema, aga ma luban enda poolt vähemalt seda, et kõik inimesed on meie jaoks tähtsad, absoluutselt kõik, ja me teeme meeletult tööd selle jaoks, et te tahaksite siin elada, te tahaksite siia jääda, te tahaksite siin sünnitada lapsi, te tahaksite teha siin ettevõtteid, et see riik muutub turvaliseks, armastavaks ja toetavaks. Ja just, et see ongi ühe tugeva riigi nii-öelda alustala, et kui me üksteist sinna hommikust õhtuni ainult madistame ja kodaratesse üksteisele panema, siis see ei ole edasiviiv jõud ja pigem tulekski jätta mõnes mõttes isegi vahest ajalugu võib tunda, aga kogu aeg lõputult ajaloos sorkida ei ole ka nagu õige, et elus on elu liiga lühike selleks, et me võiksime vaadata ikkagi nagu pikemalt ette, et oleks koht ja oleks väärikas koht ka meie lastele, eks, kes meil kasvavad kodudes, et oleks neilgi siin tore elada, nii et Plaan B on kindlasti see projekt, kus me nagu töötame selle nimel tõesti, et oleks Eesti inimestele kindlasti ka turvaline olla ja ehitame tulevikku kõik koos. Just, et pisihaaval, tellishaaval ja niimoodi me ühel päeval kasvame, et tahangi öelda, et tulge ja liituge erakond B-ga erakond B-ga ja Plaan B-ga, et raske on praegu vaiki olla, et kuidagi peab üritama, et muutust tuua ja see muutus on ülioluline täna. Ja ma loen ühe väikese lõigu meie kodulehelt, mida ma tahan, et iga inimene teaks, et me ei killusta, vaid ühendame, me ei sunni, vaid toetame, me ei vaiki, vaid räägime tõtt, me ei luba, vaid me teeme. Kui sa usud, et Eesti saab olla rohkem, kui ta täna on, liituge meiega. Me ei küsi minevikku, me ehitame koos teiega Eesti tulevikku. Aga aitäh, et te vaatasite meid. Kui on küsimusi, siis kindlasti kõik kommentaaridesse ja me kõigile vastame. Aitäh sulle, et sa tulid ekstra Viljandist, et teha see saade siin, mitte interneti teel, sest see võimalus on ka meil olemas. Ja aitäh kutsumast ja kindlasti tulen teine kord varsti jälle, nii et soovingi Eesti rahvale ja Eesti inimestele, et kõige tähtsam tänases maailmas ehk tänases Eestis ka, et oluline on oma peaga mõelda, et võib-olla ongi kõige parem äkki üldse meeleparandus, mõelda, mis see tulevik siis tegelikult olla võiks ja mõtelda selle peale, et kuskilt tuleb mingisugune muutus ellu viia, et Plaan B on selleks minu silmis kindlasti väga hea platvorm, kus edasi minna, nii et tulge, head Eesti inimesed, ja teeme üheskoos selle Plaan B suureks. Suur aitäh kõigile, head aega! Aitäh teile!